Täna, 24. septembril Eestimaa Rahvuste Ühendusel on sünnipäev. 34 aastat tagasi, aastal 1988, Eestimaa rahvused said kokku ja korraldasid esimese foorumi. Tere päevast, austatud külalised, head sõbrad. Avan 34. Eesti Rahvuste Foorumi ja tervitan teid Eestimaa Rahvuste Ühenduse poolt, kes on selle foorumi asutaja. Tänapäeval me elame Eestis, imelises Eestis. Erinevad rahvused, meid on üle 200 ja kõik me elame väga hästi. Me tegutseme koos, me töötame koos, me panustame kultuuritegevusse Eesti ühiskonda. Ja täna keerulisel ajal, mil meie pilgud on pööratud Ukraina poole, me ikkagi mõtleme ja toetame oma liikmeid ukrainlasi ja püüame olla veelgi tolerantsemaid. Me toetame teineteist, me austame teineteist, me hoolime teineteisest, sest meil on ühine tee minna koos edasi. Nüüd on aeg tänada meie väljapaistvaid inimesi, kes on panustanud Eesti ühiskonda ja kultuuriellu. Anname aumärgi Eesti juudi kogukonna juhile, eestvedajale Alla Jakobsonile, tunnustusena pikaajalise tulemusliku ning järjepideva töö eest. Palju õnne! Anname aumärgi Jaak Proosesele, Henna Ugrija nõunikule, Eestimaa Rahvuste Ühenduse presidendile aastast 1998 kuni 2007. Tere päevast, armas rahvas! Mul on suur rõõm olla täna siin koos teiega teie ees. Eestimaa Rahvuste Foorumil juba 34. suursündmusel iga sügisel rahvuste päeva puhul ja vaadake, kui ilusa ilmad olete endale tellinud. See teeb ju naeratuse näole igaühele, kes on meiega koos siin või on Raadlaja platsil, kes kuulab muusikat ja vaatab toredaid etteasteid meie erinevatest rahvustelt Eestimaal. Ja aeg lendab kiiresti, et aasta 88 see oli selline laulurevolutsiooni aasta, mil tõesti tuli valida oma tee ja mul on hea meel ju ja ma alati ka igal pool räägin rahvusvahelisel tasandil, kuidas Eestimaa rahvused tegelikult läksid ühiselt, kindlakäeliselt vastu demokraatliku riigi loomisele, toetasid Eesti rahvust meie oma püüdlustes ja see koostöö, see ühtehoidmine, see tugi ja toetus on just see, mis viib riiki edasi. See on see, millest me ikka iga päev ei räägi, aga see, kuivõrd tähtis on omada ühiseid väärtusi,
omada usaldust ja ka imetlust kõige selle ees, mis me kõik oleme teinud Eesti riigi arengu hüvanguks. Tuleb tunnustada, et see foorum muutus traditsiooniks. Mis on kultuur? Kultuur on paljuski traditsioonid ja foorum on dialoog, foorum on arutelu ja kui arutelu, dialoog, mõtete vahetus muutub traditsiooniks, siis on väga oluline, et me saame kokku, me vahetame oma mõtteid, me jagame rõõme, hirme, me jagame oma arvamusi ja see viib meid edasi ühiskoos. Ja need kaks märksõna ongi väga olulised, ühiskoos ja edasi. Et mõtleme, kuidas homne päev on meie jaoks selline, mis pakub rõõmud ja pakub koostööd, kus me saame Eesti elu muuta veelgi paremaks. Ja täname teid ka Integratsiooni Sihtasutuse poolt, õnnitleme teid ja teeme koostööd. Ma ei hakka nagu teid piinama nagu kahe keelega, et ikka anname võimaluse ka tõlkjale siis oma tööd teha. Ja loomulikult on hea meel toetada kõiki neid üritusi, mis siis eelkõige Tallinnas toimuvad. Ja ma räägin Tallinna abilinnapea, ma olen kindel, et ka mujal Eestis on neid igasuguseid üritusi ja sündmusi hästi palju, mis on siis rahvusvähemustega ühel või teisel moel seotud või rahvusvähemuste poolt ka korraldatud. Aga Tallinnas on neid hästi palju ja me hea meelega neid toetame, mitte ainult rahvuskultuuride päevade ajal kord aastas või rahvusvähemuste päeval, mis on tulemas varsti, vaid terve aasta vältel ja seda eelkõige siis läbi Kodurahu programmi, aga mitte ainult läbi Kultuuri- ja Spordiameti komisjoni ja nii edasi, neid asju on hästi palju. Head Eestimaa rahvuste esindajad, mul on suur au siin teie ees seista ja rääkida teemal, mis puudutab Eesti rahvuste organiseerumist ja esimest foorumit. Ja muidugi mul on väga suur au, et te olete mind tunnustanud tehtud töö eest. Et see on tõesti väga suur au ja tähtis sündmus minule. Aga räägin siis eelkõige esimestest täpsemalt rahvuste foorumitest. Ja muidugi ma pean ütlema seda, et ennem foorumid olid ka ikkagi rahvused ju organiseerunud. Et ma vaatan, et mul on jah siin 1988-89, aga see mõte tuli mul just praegu. Et kuna ma olen ajaloolane, siis ma muidugi võin ju rahulikult ka rääkida varasematest aegadest, aga siis võib-olla, et mõne märksõnaga siis, mis puudutab Eestimaa rahvusi, siis esimesed organisatsioonid olid tegelikult Eestimaa rahvuste tudengite üliõpilaste organisatsioonid Tartu Ülikooli juures ja seda juba 19. sajandil. Tere! Mina räägin täna natuke teistsugusest asjast, kui siin on räägitud, aga loodan, et see on kasulik ja võib-olla te hakkate vaatama ka ise ennast oma rahvuslust, oma rahvuslikku kuuluvust ka natuke teise pilguga. Nii, ma pean vaatama siit. Minust natuke, et ma sündisin Murtiast ja ma olen Murt. Ma tulin Eestisse aastal 1996 Tartu Ülikooli, õppisin kliiniliseks psühholoogiks ja töötan psühhiaatria kliinikus juba 17 aastat. Teen eravastuvõtte, teen koolitusi ja peres mul on mees, kes on komi ja mul on 2 last, kes räägivad, mõistavad mõlemat keelt, nii murdi keelt kui ka komi keelt. Nii, aga kui me räägime erinevatest rahvustest, siis igal rahvusel, igal etnosel on olnud oma arenemistee, et iga rahvus
on arenenud, on arenenud erinevates tingimustes, nii looduslikes tingimustes kui ka poliitilistes, kultuurilistes ja nii edasi. Ja meil on olemas nii sarnased traditsioonid kui ka erinevad traditsioonid. Eppa helises meil hommaguni, kuldaks 3 päevani, leele, lumadalole, kuldaks 3 päevani, leele, lumadalole, kuldaks 3 päevani. Suur tänu, Cesari Leelo koor.